Ja need hetked siin köögis me täidame õige magusasti. Tere hommikust, Pille! Tere hommikust, Katrin! No, Lähis-Ida köök on täna meil märksõnaks ja filotainas. Kes sellest mitte midagi ei tea, siis ole nüüd hea, ütle, mis asi see on. No ma juba vaatasin, see on nii õhuke ja see hirmus kiivalt teda peidad ja ei näita mulle, paned sinna paberi vahele. Tegelikult sellel on põhjus. See on Lähis-Ida piirkonnas ja Kreekas ja teistes Balkanimaades kasutatav tainas, mis on selline hästi õhukene ja ta kardab kuivamist väga, ta läheb rabedaks. Ja sellepärast ma siin varjasingi siin teda. Aga ta on tõesti nii õhuke, et ta võib tegelikult ka väga lihtsalt katki minna, vaata läbi peaaegu. Läbi selle ja võib täitsa lugeda. Nagu kalkapaber. Nagu kalkapaber. Ja see koosneb jahust, veest, mõnikord pannakse natuke äädikat, mõnikord natuke tärklist. Ja ta on üsna maitsetu, et seda võib kasutada nii soolaste kui ka magusate küpsetesse tegemiseks. No täna mulle meeldib, oled sa mõelnud ikkagi rohkem magusa peale. Selle filotaina käsitsemise puhul sa võtad ta välja, teed tast väiksemad tükid ja tegelikult kohe asud temaga toimetama, nii nagu sa ütlesidki, et ta ei tohi niimoodi seista siin niisama midagi oodata enam. Jah, see on nüüd üks Kreeka päritolu tainas, mida meil müüakse. Ma juba lõiksin lehed pooleks, sest mul on üsna väike vorm. Ma pean nad vist korra veel pooleks lõikama. Ja siis, mis tuleb teha sellega, on enne vormi panekut sa pintseldada kergelt sulavõiga üle. Mitte sedasi ei paksult, aga tegelikult ma panen 2 koppa kokku siin lihtsalt praegult. Paned siia tsipakene sulavõid peale. Täitsa sellest nagu piisab. Natuke sedasi, et näed. Mitte et ei ujuta? Ei pea üldse ujutama. Ja panedki 2 korra praegu? Ma panen praegu 2 korra, et säästan ennast lõikamisest. Ja neid on nagu kogu tolles piirkonnas igas riigis on oma versioon sellest, kes paneb sinna erinevaid, kes paneb sarapupähkleid sisse, kes paneb kreeka pähkleid sisse, pistaatsia pähkle pannakse, võib teha täitsa ka sellist keidukreemi täidisega varianti. Ma tahaks ikka sellest filotainast veel rääkida. Et sa ütlesid, kui ma küsisin, kas sa ise tegid, ei teinud ja siis tuli järgmine lause, Eestis mitte keegi ei tee seda ise, seda on lihtsalt nii keeruline teha või? Minul ei ole kodus nii suurt lauda ja nii suurt tainarulli lihtsalt. Aga tegelikult, loomulikult on kindlasti kuskil entusiastlikud inimesed, kes seda teevad ise, aga ta on üsna naturaalse koostisega ja saab ka poest osta väga kvaliteetsed. Et ei ole mõtet, me siin uurisime ka kaameramehe käest, kelle ema seda eile kodus tegi ka valmis tainast. Et tegelikult 1970-ndatest on selline, on spetsiaalsed masinad igal pool olemas, mis seda tööstuslikult teevad, et tegelikult ka enam Araabia maades ja väga vähe tehakse. Et lihtsalt ei ole mõte. Kui ma eelmine suvi Iisraelis käisin, siis seal tegelikult me küll käisime kohas, kus seda ise tehti, aga see nägi nii hirmutav välja. Seal loobiti seda tainast ja venitati, et oli väga keeruline. Keeruliseks teebki just see, et ta peab lihtsalt nii õhukeseks. Ta peab olema õhukene, jah. Ja ta mõnikord läheb kergelt katki, aga sellest ei ole üldse hullu, sest tegelikult sa paned neid siia hästi mitu kihti. Nii, kui ma vaatan, see vorm on ju üsna paks, et tegelikult sa terve selle hunniku võid siit ära laduda. Mitu lehte siin on? Ei, ma isegi ei saa. Kuna minul on see retsept, mida ma praegu teen siin, see on mu uue kokaraamatu Kreeka peatükist. Ja Kreekas on kombeks, et selles baklaavas peab olema 33 kihti tainas, mis sümboliseerivad Kristuse 33 eluaastat. No nii, nüüd sa oled pannud siia 3 või? Mul on umbes, nagu need on topeltkihid. Mul on juba 6. Jah, paar tükki veel. Ja siis läheb sinna vahele läheb pähklisegu. Mul on siin nüüd Kreekas pannakse kõige rohkem kreeka pähkleid, mitte nime pärast, aga lihtsalt, et see pähkel neile meeldib. Siin on kreeka pähkel, suhkur ja natuke kaneeli. Ja seda me siis laome lihtsalt sinna vahele. Siis me teeme seda, et üks kiht tainelehti, kiht pähkleid, kiht tainelehti, kiht pähkleid ja siis tainast peale. Ja lõpuks läheb ahju? Läheb ahju ja me peame ta läheb, seal on väga erinev variant, et kui oleneb, kui krõbedaks sa tahad neid saada, aga põhimõtteliselt 180-200 kraadi juures 3 tundi tund. Aga võib teha ka algul krõbedamal kuumas ja siis natuke väiksemal. Aga uha siis kiiresti need vahele, sellepärast, et 8.20 tahaks ju valmis saada ja ahjust välja võtta, nii et jõudu tööle sulle. Ja baklava on ahjust välja võetud, lõhnad on sellised, et ninavägisi tõmbab neid. Pille on ilusti küpsenud pealt vaadates vähemalt, eks? Kenasti kuldpruun, jah. Selline ta peabki välja nägema? Jah. 3 tundi ahjus? Jah, oleneb, mis temperatuuri sa valid, et aeglasemalt küpsetada võib kiiremini küpsetada. Filotaigna on siin see peategelane ja ma võin teile peo pealt näidata. Näete, need on nüüd ka sellised filotaigna tükid, aga see on nüüd täiesti mõttetu muidugi, sellega ei saa midagi plaati panna ega teha, eks ju? See on nüüd õhku saanud liiga palju, täiesti ära kuivanud, et teda ei saa enam vormida, ta lihtsalt murdub. Aga kui ta oli selline värske ja mõnus, siis oli ta täiesti siidine ja õhuke ja mõnus ja ei murdunud üleüldse. Siia käib veel peale siirup. Jah, et siin on me panime siia nüüd võiga pintseldatud filotaina lehti,
pähklisuhkru, kaneelisegu, siis jälle filotainalehti, siis jälle pähklisegu ja siis jälle filotainalehti. Ja 33 kihti pidi olema, ma ei saa nüüd siit aru palju sul. Ja siin läks vaidluseks, kas peaks olema iga kihi vahel pähklisegu või võib-olla paar kihti lehti ja siis pähkleid, et olenevalt riigiti tehakse erinevalt. Ja siis enne küpsetamist ma lõikasin ta terava noaga, lõikasin sellisteks ruudukest, kustpoolt vaadata. Et võib teha ruudukesi, mis iganes tükikesi, aga oluline on see, et sa lõikad ennem ta väikesteks tükkideks, sest pärast küpsetamist on väga raske seda lõigata. Ja siis ma keetsin siirupi, mina panin siia lihtsalt pruuni suhkrut ja vett, aga võib panna mett sisse. Maitseks võib panna apelsini-koort, sidrunikoort, nelki, kaneeli, mis kellelegi meeldib? Roosiõie vett, apelsiniõie vett, et igasuguseid asju võib see lisada. Ja nüüd on siis see, et see siirup tuleb nüüd valada selle küpse baklava peale. Sa oled selle ahjust välja võtnud ja nüüd sa ei lase jahtuda, sa valadki täitsa. Ma valan selle peale ja see kõik imbub siia sisse. Ja see tähendabki, et nüüd peab varuma kannatust kohe ja ta peaks nüüd paar tundi sedasi siin paar tundi jahtuma, nii et ma arvan, et te saate seda alles homme süüa. Aga neid rulle siin kõrval? Need rullikesed on nüüd täpselt sama täidisega, kuigi neid võib teha ka juustutäidisega, fetajuustuga on väga mõnus, rikotaga on väga mõnus. Ja neid ma tegin sedasi, ma näitan siin selle filotaina paberi peal, et võtsin niisugused piklikud ribad, ma lõikasin filolehed 4 pikuti, panin siia lusikatäie pähklisegu ja siis murdsin sedasi kõigepealt servad kokku. Sellise tasku moodi? Ja siis keerasin lihtsalt sedasi. Ja saigi rull valmis? Sedasi rulli. Ja neid küpsetasin samal temperatuuril ja sama kaua. Ja siia tuleb ka siirupi peale panna. Et ses mõttes kogu selle baklava mõte on selles, et ta on nagu selline hästi siirupist läbi imbunud. Et kui me tegime nüüd uue kokaraamatu jaoks need pilte tegime suvel, meil oli üks tütarlaps, kes oli aasta Kreekas elanud, ütles, et on väga hea, aga ta peab olema veelgi siirupisem. Mida magusam, seda parem. Ta peab olema hästi mahlane ja niiske. Et samas, kui laua taga istuvad eestlased arvasid juba ammu, et on küll juba nii magus ja baklava ongi hästi magus amps, aga seda tuleb võtta tumeda kohvi või kange tee kõrval väike amps, et seda ei peagi üldse ju nii palju, kohutavalt palju sööma. Nii on. Pille, aga aitäh sulle täna rääkimast. Ärge siis kartke seda filotainast, kui teil on kvaliteetne tainas, siis ta ei murdu ja teda on väga lihtne käsitseda. Ja selline ülihea maius sellest tuleb.